Silmaoptikat muutvaid ehk prillidest vabastavaid silmaoperatsioone on laseriga tehtud juba 30 aastat. Tehnoloogia arengus on see olnud pikk tee. Kui plussi korrigeeritakse tänapäeval enamasti lasikmeetodil, siis miinusprillidest vabanemiseks on 3 erinevat meetodit. PRK ehk pinnalihvimine, lasik ja kõige uuemana SMILE. Miinusprilli vajava inimese silm on optika tugevusega võrreldes liiga pikk ja seetõttu koonduvad valguskiired silmas liiga vara. Silmasargesta laseriga õhemaks ja lamedamaks tehes saavutatakse kiirte koondumine silma põhjale ja hea nägemine kaugele. Mida suurem on miinus, seda rohkem tuleb sargesta kudet eemaldada. Kuna sargesta pinnakiht ehk epiteel kasvab oma paksuses tagasi sarnaselt nahaepiteelile, siis tuleb optika parandamiseks eemaldada kudet põhikihist. Pinnalihvimine on ajalooliselt vanim meetod, mille uuendustel on palju nimesid, aga ühine see, et protseduuri käigus eemaldatakse enne põhikihi lihvimist epiteel. Tänapäeval tehakse viimast tihti ka laseriga ja siis nimetatakse protseduuri puute või ka lõikevabaks. Epiteeli paranemiseni asetatakse silma 3–5 päevaks kontaktlääts ja esimesed protseduurijärgsed päevad võivad patsiendil olla üsna ebamugavad. Kontaktläätse eemaldamisel küll ebamugavus kaob, kuid väga hea nägemiseni kulub nädalaid, kuna silmapind ei ole kohe piisavalt sile ja ühtlane. Lasikprotseduuril lõigatakse kas laseri või mehaanilise lõiketeraga põhikihi eesmist osa kaasates lapike, mis keeratakse enne lihvimist nagu raamatuleht kõrvale. Lapimeetodi eeliseks pinnalihvimise ees on kiire, tavaliselt juba järgmisel päeval väga hea nägemise saavutamine. Puuduseks aga traumapuhune lapikese nihkumise risk ja suurem kuivasilma tõenäosus. Võrreldes teiste meetoditega on suurem ka hilisem sargesta kuju muutuse risk, seda eriti õhukese sargesta ja suure miinuse korral. Kui femtolasik protseduuril kasutatakse 2 erinevat laserit, siis uusimat RELEX SMILE laseroperatsiooni tehakse ainult femtolaseriga. See laser lõikab sargesta süvakihtidesse 2 tasapinda, mille omavaheline kaugus sõltub korrigeeritava miinuse suurusest. Lääsekujuline koetükike eemaldatakse väikese haava kaudu ja silma pinnale jääb ainult 2–3 mm kriipses haav, mis kattub epiteeliga juba mõne tunniga. SMILE meetod ühendab endas eelnevate meetodite positiivsed küljed. Protseduuri järel ei suurene traumarisk ja paranemine on kiire ning valutu. Põhimõtteliselt on SMILE sama, mis lasikprotseduur, aga seda ilma lapikest lõikamata. Põhjused, miks me eelistame alla 40-aastastel miinust korrigeerida just SMILE meetodil, on palju. Neist olulisemad võrreldes teiste meetoditega on vähem kuiva silma, väiksem nägemishäirete risk pimedas ja mis kõige tähtsam, täpne ja püsiv tulemus.